tänase ladumise teema on siis niisugune, et mis on need küsitavused või probleemid või kitsaskohad, millega tuleks tegeleda nüüd enne uut kuu loomist. Et kuu loomisele eelneb siis kaduaeg. Mõned päevad enne kuu loomist on kõige parem vabaneda ebasobivast sellest, mis enam ei toeta ja ei kanna. Ja tihtipeale me kas jätame selle tähelepanuta teadlikult või teadmatusest ja veel rohkem juhtub seda, et me püüame mitte tegeleda ebameeldivate asjadega, et püüame hoida oma meeled ja mõtted meeldiva juures. Ja seekord ma siis vaataksin, mis on see, et millest tuleks lahti lasta, millest tuleks vabaneda, mis valdkonnas tuleks teha siis, ma millegipärast tahan öelda puhastusi ja millised need pimedad nurgad on, mida puhastama peab. Ja valikud on siis täna merevaik, ametüst, obsidiaan, roosa kvarts ja tsitriin. Ja alustan merevaigust. Korjan ülearused ära. Nii. Ja kasutan siis Marchetti Lenormande ja Haldia Lenormande ja mõned pakid on veel käepärast, et kui tundub, et tahaks võtta mõnest teisest pakist kaardi, siis võtan. Et alustan siis merevaigust. Nii, ja mis on see, millega merevaigu inimesed peaksid tegelema enne kuu loomist? Et siinkohal ei saa mainimata, et kuu loomise ja pööripäeva vahe on üsna täpselt 12 tundi, et hästi väikese kõikumisega, et üks on siis õhtul ja teine hommikul. Ja väga võimas ja väga väekas aeg on tulemas. Et kuidas siis saaks valmis olla? Suviseks pööripäevaks ja noorkuuks, mis seda pööripäeva märgistab. Nii. Merevaigu inimesed. Merevaigu inimesed. Millega peaksid tegelema merevaigu inimesed? No. Nii, et merevaigu inimeste kohta ma siis ütleksin, et nemad on ülemõtlejad. Neil on palju mõtteid, neil on palju emotsioone ja nad vaatavad maailma niisuguse võib-olla lapseliku, võib-olla teismelise pilguga, et neil on suured ootused ja unistused ja võib-olla siis esimene selline tõsine väljakutse, millega tegeleda, ongi see, et puhastada oma tunderuumi
küsida endalt, millised on minu emotsioonid, millised on minu tunded, mida ma täna praegu siin tunnen, kas see tunne on minu tunne, kas need mõtted on minu mõtted või ma kordan kellegi mustreid, nii nagu lapsed võtavad oma mustrid üle vanematelt. Ka meie täiskasvanutena kanname kaasas oma minevikku, inimesi, kes on meie elukäiku mõjutanud. Et siin need mõttekäigud võivad olla väga erinevad. Ma ei saa ühtegi kindlat mustrit ette anda, aga jaa, et tuleks jääda selle juurde, et küsida, et kelle tundeid ma tunnen, kas need on minu tunded või ma olen üle võtnud oma mingid oma lähedaste emotsioonid. Tööküsimustes siis näiteks kolleegide emotsioonid, kolleegide mõtted. Kas ma võin panna käe südamele ja öelda, mina olen mina, need on minu tunded, need on minu mõtted ja ma olen suuteline nende eest vastutama, sest siin praegu siis selle küsija puhul ei ole vastutust oma emotsioonide ja oma mõtete eest. Ja sageli siis täiskasvanud inimeste puhul on nii, et ega kui me oleme üle võtnud kellegi teise tunde või kellegi teise mõtte, me ei saagi kanda vastutust. Me võime proovida, aga see on üsna tülikas ja destruktiivne, lõhkuv. Ja tuleks endalt küsida, millised on need mõttemustrid ja need tunded, mis mind enam ei teeni, mis mind kahjustavad, mis mind takistavad edasi liikumast, mis on oma aja ära elanud ja millest ma peaksin vabanema. Et see on siis esimene niisugune oluline probleem. Teine probleem on seotud siis koduga, baasturvalisusega. Siin on näha, et suhtumine siis kas oma kodusse, minu kodu kui minu kindlus, minu kodu kui minu turvapaik, või ka suhtumine iseendasse, oma kehasse. Minu keha on minu hingetempel. See vajaks sellist sügavat muudatust, uut pilku, tervendust. Et inimesed siis, kes pööravad pilgu oma kodule, peaksid kodu suhtes, siis tuleks teha suur puhastus, tuleks loobuda ebavajalikest asjadest, võib-olla tuleks loobuda ebavajalikest inimestest ja teha tuleks seda siis paindlikult ja väga sügavuti. Püüan sellise hästi lihtsa näite tuua, et kui te saate aru, et näiteks teie magamistuba vajab remonti, siis lae valgendamine ei muuda oluliselt seda interjööri. Et samamoodi on siis suurpuhastusega, et kui ma ütlen suurpuhastus, siis ma mõtlengi seda, et mitte ainult see, mis on silmaga näha ei ole puhas, aga ka see, mis on kappides. See, mis on peidus, mis on silma alt ära pandud, et see tuleks kõik üle vaadata, sorteerida, korrastada, puhastada.
ja tõenäoliselt te leiate hulganisti asju, esemeid, asju, millest loobuda. Et siin on, ma ütleksin, et siin ilmneb ka teatav tsüklilisus, et nende kaartide järgi mulle tundub, et tegemist on inimesega, kes on oma siis mingis kindlas mustris, näiteks muster, et igal kevadel, sügisel teen kodus suurpuhastuse. No seekord siis tuleb teha keset suve. Et siin on inimene, kellel on mingi kindel arusaam sellest, et millal peaks niisuguseid suuremaid muudatusi tegema ja tõenäoliselt ei tundu see praegu õige ja hea aeg ja kõik muud tööd on tähtsamad. Aga on vaja. Et on vaja. Ja et kui me nüüd räägime siis oma kehast kui oma kodust, oma hingekodust, oma hingetemplist, siis samamoodi, et tõenäoliselt tuleks teha mingeid puhastusrituaale, võib-olla paastuda, võib-olla juua rohkem vett, võib-olla vaadata üle oma toiduvalikud, oma halvad harjumused. Ja mõnel juhul võib-olla tuleks koostada ka selline suurem muutuste kava, et ma saan aru, on muutusi, mida ei saa täna ja praegu ja kohe ellu viia. Küll aga saab kadu ajal ära otsustada, mis on see, mis vajab muutmist. Et kui sellel perioodil astuda esimesed sammud, siis pööripäevaga saab sellele päris hea hoo taha anda. Ja need tegevused võivad pikas plaanis olla väga tulemuslikud. Ja loomulikult võib seda teha kahel moel siis, et tähendab, võibki kasutada kahte varianti, et korrastada alustame algusest, korrastada oma mõtted ja emotsioonid, teha korda oma keha ja oma kodu, et nii siis oma füüsiline kodu kui oma hingekodu. Ja kolmas teema, mis on siis seotud lähisuhetega, perekonnaga, armastusega, sõprusega. Ja siin on nüüd niisugune kiirust lisav kaart ka juures, et ma ütleks, et need lähisuhete korrastus ilmneb siin sellisel moel, et tuleb rääkida tõtt ja tuleb olla aus iseenda ja oma kaaslaste suhtes. Ja pigem ma nüüd ütleksin, et korrastada tuleks siis mitte seda valdkonda, et mis on üle, aga seda, mis on puudu. Ja see kombinatsioon ütleb mulle, et inimene ei ole piisavalt tunnustanud, kiitnud, märganud, ei ole piisavalt võib-olla toetanud ja hellitanud ja tähelepanu jaganud oma kõige olulisematele inimestele. Seda tuleks nüüd teha. Kindel on, et need inimesed ise ka kuidagi satuvad teie silma alla ja see info liigub, sellest ei ole pääsu. Öelge ilusaid asju, öelge häid asju. Öelge südamest, öelge siiralt.
ja jälgige siis oma sisetunnet, et me teatavasti häälepaelad on kurgus, me räägime ja siin kõris moodustub hääl. Ja me ütleme mõtteid, mis on siis meie lauba taga kusagil peas ja siis tundub, et kõik see, mis on seotud sõnadega, jääb õlgadest kõrgemale. Nüüd tuleks tuua see madalamale ja tuleks rääkida siis kas läbi oma südame, läbi päikesepõimiku, läbi oma loovuse, läbi oma seksuaalsuse. Väljendage positiivseid emotsioone. Ma tahaks siinjuures veel öelda, et mitte iga kord ei tähenda puhastamine või lõpetamine või ravimine seda, et me lõikame midagi läbi, lükkame endast eemale, viskame ära, kuulutame ebavajalikuks. Et mõnikord on täpselt vastupidi. Selleks, et terveneda, olla ise terviklikum, me peame jagama. Me peame hoidma, me peame kaitsma, me peame toetama. Peame võib-olla selleks, et iseennast terviklikumana tunda, peame märkama neid inimesi enda ümber, kes annavad meile suurepäraseid peegeldusi. Ja siin saaks kasutada mis tahes tänulikkuse praktikaid, et väga võimas vahend. Andestamist ja tänulikkust võiks väljendada. Ja võiks väljendada konkreetsetes sõnades. Mitte siis nii, et ma siin 2 tundi mediteerin, andestan ja olen tänulik ja olen väga armastav, aga et et siis see nagu on kusagil minu sees ja minu info väljas, aga mõistlik oleks panna see konkreetsetesse sõnadesse ja pakkida oma sõnad nagu kingitus ja anda see üle endale olulistele inimestele. Ja võti on muidugi see, et alustama peaks ikkagi iseendast, et kui see niisugune armastuse ja andestuse ja külluse ja sellise ma ütleksin enesest teadlik olemise võimalus on iseendale antud, et ma ennast märkan ja toetan, armastan, andestan iseendale oma vead. Siis me alles saame pakkuda teistele täpselt seda sama. Enne see lihtsalt ei ole võimalik. Et muidu juhtub nii, et nagu selle magamistoaga, et lae värvin ära, aga kapid on koristamata. Endast peab alustama sealt kõige sügavamalt. Niisugune on siis merevaigu inimeste lugu. Merevaik ja ametust. Ametust inimesed, millega tegelevad ametust inimesed, mis teeks neile head, mis tervendaks, mis toetaks. Ja
ahaa. Nii huvitav. Ametistega on siis nii, et see, ma ütleksin, et siit tuleb minu jaoks nüüd kohe esimese kombinatsiooniga 2 tähendust. Ja et kui ma püüan aru saada, kumb neist on olulisem. Mulle tundub, et ma tean, aga kontrollime. Ja et siin on nüüd ka siis ma ütleksin, siin on turvalisuse teema. Mõelge järele, kes on teile vajalikud inimesed ja kes on ebavajalikud inimesed. Tehke targad otsused, loobuge. Ärge lubage sellel ajal oma koju inimesi, keda te tegelikult ei tahaks võõrustada. Ma ei saa öelda, et ärge tehke, et ma püüan ümber sõnastada, et julgege olla nii enesekindlad, et keeldute külalistest ja et inimestele, kes on kurnavad, väsitavad, võtavad teilt ära elujõu, elurõõmu, energia, et suudate nad endast kui mitte eemale lükata, siis vähemalt mõneks ajaks neist eemalduda. Ja et mulle tundub, et siin võivad olla inimesed, kes peavad kokku puutuma, kes näiteks on nõustajad või tervendajad või kes siis peavad, kes on sunnitud tegelema haigetega, füüsilises mõttes haigete inimestega. Kui võimalik, tehke paus. Olge ettevaatlikud, et kui te inimestest oma elus loobute, sest kuna siin näha on, et samasse perioodi langevad ka väga tugevad emotsioonid, siis ma ütleks, on selles mõttes nüüd praegu väga keeruline ladumine, et näha on, et inimesel on probleemid oma koduga, oma emotsioonidega ja siis väga konkreetse suhtepartneriga. Ma tahaks öelda, et kodu on nagu ussipesa, mis tahes mõttes. See ei pruugi olla siis mitte koristamata kodu, aga see võib olla kodu, kus on palju niisugust, ma ei tea, sarkasmi, irooniat, salvamist, nalju, mis ei ole naljakad, mis ei jää naerma, manipulatiivset suhtlemist. Ja mul nii raske on sellest rääkida, et see on kodu, kus on raske elada.
loobuge, loobuge inimestest, kes kahjustavad, kuidagi löövad mõõrasid ruumi teie ümber. Olge oma sõnades kiired, täpsed ja teravad. Ja vajadusel salvake vastu, kui tarvis. Ja et ma võtan siia, see nii häirib mind. Ja et teie kodus käib liiga palju inimesi. Teie kodus on liiga palju suhtlust. Puhastage oma ruumid, puhastage oma meeled ja mõtted. Loobuge külalistest. See ei saa olla nii keeruline. Loobuge keelepeksust. Loobuge suhtlemisest nii palju, kui üldse võimalik. Ja pöörake parem siis oma tähelepanu iseendale, oma emotsioonidele, oma tunnetele. Et siin tuleks üles leida mingid niisugused tugevad emotsioonid, mis on maha surutud, mis on kuhugi ära peidetud ja tuleks tegeleda nendega. Tõenäoliselt on küsijal peavalud, unehäired, seljavalud, võib olla niisugune liigeste jäikus või lihasvalu, mis ei lase kas siis, ma ei tea, näiteks raskusi tõsta või kummardada või kükitada. Ja ainus lahendus sellele ongi siis selle mingi sügavale salvestunud vana tunde üles leidmine, pettumus, kibedus ja pettumus tuleb nagu kõige rohkem. Ja võib-olla suhetes pettumus. Laske lahti oma minevikust. Ärge tooge sealt tänasesse tagasi inimesi. Mulle tundub, et siin on keegi, kes klammerdub vanade suhete külge, kes nagu analüüsib ja mõtleb neid kümneid kordi läbi. Mida mina tegin, mida tema tegi, miks nii, miks mitte teistmoodi, miks jälle mina, miks kogu aeg minuga. Siin on selline nagu püsivalt negatiivsed emotsioonid hästi sügaval, nii sügaval, et nad on võtnud mingi vormi kehas. Tuleks see tunne üles leida, see pettumuse tunne ja küsi endalt, kus see sinu kehas on. Isegi kui terve sinu keha valutab, siis küsi, kus see tunne on ja sa leiad selle ühe koha. Püüa seda ühte kohta tervendada. Ja hinga see endast välja. Lase sellel minna, et nii nagu sa oled tõmmanud üles oma ärevuse ahmides õhku sisse, peaksid sa nüüd hingama pikalt välja ja veel pikemalt välja ja võib-olla välja hingamisel on abiks see, et kui sa näiteks istud tooli peal, siis kummardu ettepoole, et ripu vaju oma põlvedele, las su käed ripuvad vastu maad
siis on võimalik tegelikult välja hingata, et me arvame, et me hingame välja, tegelikult ei. Me ei hinga välja nii sügavalt, kui peaks. Et kui on need väga tugevad emotsioonid, siis hingamine muutub pindmiseks, mis tähendab, et me ventileerime kusagil kopsude ülemises kolmandikus, et see hingamine on meil rohkem kurgus, õlgades ja südame kohal. Meelerahu jaoks on vaja hingata sügavalt ja selleks, et me siis saaksime sügavalt sisse hingata, peame me kõigepealt välja hingama, et oleks kuhu seda uut õhku ja uut informatsiooni tõmmata. Ja tehke rahu oma vanade suhetega. Laske neil minna. See möödas. See on läbi. Las ta jääb sinna, kus ta on. Ja kolmas siis valdkond, millega tuleb tegeleda, et tõenäoliselt on küsija naine. Et tuleb tegeleda siis meestega, suhetega meestega. Et kui ma seda nagu ladumise tervikut vaatan, siis ma ütlen, et juhul, kui ma räägin nüüd inimesele, kes on paari suhtes, siis see on väga keeruline suhe. Selles suhtes on näha, et eelmistel partneritel on olnud raske ja ka praegusel partneril on keeruline. Et see situatsioon, mis kodus on tekkinud, olenemata sellest siis, et kuidas küsija ennast tunneb, tema on hakanud kahjustama ka tema meest. Et ma ütleksin, et siin on, ma nüüd mõtlen, et mida lõpetada või et mida siis nagu muuta, siis ma tahaksin öelda, et kõigepealt siis tuleks need 2 esimest sammu ära teha. Ei saa olla aus uue partneri suhtes, ei saa olla kui kogu minu energia läheb siia vanasse suhtekanalisse, siis ma selles praeguses mul ei jätku ressursse. Mul ei ole siia midagi panustada. Et siin on nüüd see, et kus siis kogu oma niisugune teadlik tähelepanu, ma ütleksin isegi, et oma elujõud tuleb suunata olemasoleva suhte hoidmiseks. Mitte tegeleda sellega, mis on möödas, aga tegeleda sellega, mis on siin ja praegu. Ja selleks, et lõpetada siis see kodune kaos ja ussipesu, vähendage võõraid, laske lahti vanadest suhetest ja suhtemustritest, looge uusi ja pakkuge tuge oma praegusele partnerile. Ja siin on ka viide sellele, et need valikud ei pruugi olla lihtsad ja see praeguse suhte selline hoidmine ja kasvatamine ja toetamine on täna keeruline. Kindlasti on. Aga see on võimalik. See on võimalik. Ja siin tuleb kordus. Ja
siin tuleb kordus. Mul on sellest mehest siin kahju praegu. ja ma aina mõtlen, et siin võib-olla saaks mööda, kui ise ei oska, kui ise ei tea, mida teha, kui on väga raske ja siiski tahaks kuidagi lahendust leida, siis ma saan aru, et selle suhte parandamine siin võib tunduda nagu võimatu missioon. Tegelikult ei ole võimatu, et tegelikult tuleks ma ei saa nii pikka juttu rääkida, aga ma ütlen hästi lühidalt, et olenemata sellest, kas sinu vanemad ja vanavanemad on elus või mitte, pöördu mõttes nende poole ja küsi nõu, tuge, abi, imesid oma nii iseenda kui oma mehe suguvõsalt, vanaemadelt ja vanaisadelt. Et siit need võtan kokku, et siin on nagu kordus, eks ole, et siin tegelikult on ju 2 tugevat suguvõsaliini. Ja et on emaliin ja on isaliin mõlemal suhtepartneril. See kombinatsioon ütleb, et lahendused tulevad mööda suguvõsaliini. Nii nagu on tulnud probleemid mööda neid mustreid, mida siin tõenäoliselt usinalt on järgitud, eks ole, nii tulevad ka lahendused sealt kaudu. Ei tule nipsust, ei tule lihtsalt, aga saab astuda oma esimesed sammud ja saab teha valikud, et kas ma lähen leebelt lihtsalt pikka teed ja ringiga ümbert mägede, eks ole, ettevaatlikult või ma võtan kokku kogu oma jõu, võtan kokku kahe suguvõsaliini jõu ja kui vaja, siis torman otse üle mäe ja saan hakkama ja suudan. Sest siin on näha, et jah, see peaks olema primaarne. Et selle asemel just nimelt, et tegeleda vanade asjadega, peaks tegelema tegelikult siis olemasolevaga. Sinna tuleks oma tähelepanu viia. Sinna tuleks jõudu sellele suhtele, olemasolevale suhtele tuleks anda jõudu juurde ja hoogu juurde ja panustada oma energiat. Et mis meil siis tegelikult anda on? Me saame anda oma aega, mida me ei saa mitte kunagi tagasi, mis on hindamatu väärtusega. Me saame anda oma armastuse, mis on universaalne, mida on tegelikult alati piisavalt. Alati täpselt nii palju, kui vaja on ja rohkemgi veel. Ja me saame anda oma tähelepanu, et me saame hoida oma tähelepanu meile olulistes hetkedes. Ja siin on nüüd see teadlikkuse küsimus, et kas ma teen teadlikke valikuid? Kas ma teen teadlikke valikuid? Et kõigepealt alustada siis sellest, et võõrad, ülearused inimesed eemale oma kodust, vanad suhted, vanad mustrid eemale ära oma peast, oma südamest ja siis olemasoleva suhte juurde ja kogu ressurss selle suhte tervendamiseks. Ma tunnen, et siin on midagi kusagil õhus. Ja siin suuri muutusi on vaja, transformatsiooni.
ja tuleb muutus, tuleb. et ma vist siin ei peagi rohkem rääkima. jah, ja nii on. see on südamekaart. suurepärane. väga ilus kaart. et selleks, et tulevik saaks siis olla niisugune, nagu see kaart kujutab, tuleb eelnev lugu korda teha. paraku jaa, et me siiski peame alustama iseendast. me ei saa muuta teisi inimesi. küll aga saame muuta iseennast. nii, obsidiaan. Obsidiaaniga on niisugune lugu. nii. Obsidiaaniga on selline lugu, mida peaks tegema. tulen järjest allapoole oma kaartidega kuidagi nagu muuseas. nii. obsidiaaniga on selline lugu. alustame siis algusest, et mis see siis toob nüüd see kaduaeg. toob raskusi siis suhetes naistega. kui ma vaatan seda ladu, mis mulle tundub, et siin valdavalt on küsijad siiski mehed. ja räägin siis kõigepealt ära sellest mehe aspektist, et kui küsija on mees, siis siin sellel kaduajal tuleb tegeleda püsisuhetega, tuleb ja hästi jõuliselt tuleb mees energia läbi. et ja et kaduaeg on siis hea selleks, et tegeleda nende püsivate probleemidega, mis on paarisuhtes. mees tegeleb ja mitte naine. ja mis on suures osas niisugused kuidas ma ütlen siis? mõnikord võib armastus muutuda koormavaks. mõnikord võib teise inimese tähelepanu, teise inimese täiuslikkus, teise inimese eneseküllasus olla häiriv. ja siin peaks nüüd vaatama ja mõtlema, et kas ma olen valinud partneri, kelle jaoks mina olen piisav. et jah. siin võib olla, et siin küsija võib olla mees, kes eelistab oma ellu valida naisi, kes on võib-olla kiiremad,
võib-olla täpsemad, võib-olla targemad, võib-olla teenivad rohkem. Naised, kellel on naised, kellel on elus parem positsioon ja seda võib olla päris keeruline kanda. Ja siin tuleks nüüd ära otsustada, et kas seda on võimalik aktsepteerida, kas sellega on võimalik leppida või tuleks sellest suhtest loobuda. Kui küsija on naine, et siis ma ütleksin, et selle naise elu teeb keeruliseks idee sellest, milline ta peaks olema. Et ta oleks piisav, et ta oleks küllaldane, et ta oleks iseenda silmis võimalikult täiuslik. Ja siin on nagu iseenda lõkse jäänud inimene, et ootused iseendale on väga kõrged, liiga kõrged. Tuleks oma minapilt üle vaadata, et kes ma olen, kes ma tahaksin olla, mis mind lahutab, minu tänast mina, minu tuleviku minast ja et kas mu ootused endale on reaalsed, et võib-olla võiks seda ootuste listi tuleks kärpida oma enda meelerahu huvides. Teine niisugune küsitavus, mis siis tekib, on tõenäoliselt pealtnäha on kõik väga head kaardid, super, aga mõnikord see väga hea ei ole siiski kõige parem. Panen akna kinni. Et õuest hääled ei kostaks sisse. Et siin nüüd tuleks loobuda millest, et püüan kirjeldada, et siin on inimene, kes arvab, et ta peaks olema õnnelik, et ta peaks saama avalikku tähelepanu ja et ta peaks need inimesed, kes on hästi seltskondlikud inimesed, kes tulevad ruumi ja täidavad kogu ruumi. Inimesed, kes on võib-olla seotud avaliku esinemisega, kõikvõimalike avalike ametitega, et kus on siis niisugust ametlikku suhtlust. Ja siin võiks endalt küsida, et kas see teenib mind ka täna? Kas minu liiga kõrged ootused iseendale, kas need minu ülikõrged nõudmised endale tegelikult siis on minu heaks, minu kasvuks, minu arenguks või on nad selleks, et nad tagavad mulle selle tähelepanu, sära. Ja, et siin peaks langetama, et latt on tõstetud nii kõrgele, et sellest ülehüppamine on muutunud keeruliseks ja
ja siin peaks selle lati nüüd natuke madalamale tagasi tooma. Et mitte, et vaatad siit torni tipust, tipus on üksildane muide, et mitte, et vaatad torni tipust ülevalt alla maailma peale, aga tuled siia võib-olla siia metsa näiteks koguni, mitte esimesele korrusele, aga võib-olla tuled sealt tornist välja. Et siin tuleks lõpetada niisugune enda ületähtsustamine ja oma isiku üleeksponeerimine. Sest külm ja kauge on see siin. Väga külm, väga kauge. Ja soojust ei ole. Soojus on ära kadunud. Tuleks mõelda, kellele ma elan. Ja leida saada oma ressursid, saada oma energia kusagilt mujalt. Ja külm. Väga külmaks läheb. Illusioonidest loobumine. Illusioonidest loobumine on siis siin. Ja et kolmas teema, millega tuleks tegeleda, on siis paratamatult tuleks korda ajada oma mingid ametlikud asjad, võib-olla mingite ametiasutustega meilivahetus, võib-olla mingite dokumentide esitamine, võib-olla mingid rahad õigeaegselt ära maksta, ma ei tea, maksuametile näiteks. Et siin ja et siin on inimene, kes on võib-olla isegi ettevõtja, võib-olla ja rahaasjad tuleb korda ajada. Ja pikemalt ei ütlekski. Lepingud, rahad, ametlikud suhted, ametlik asjaajamine, veenduda, et kõik on õigesti, kõik on õigeaegne, täpne. Ja see tõenäoliselt aitab vältida hilisemaid kahjusid. Nii, roosa kvartsi inimesed, millega peavad tegelema. Roosa kvartsi inimesed. Võtan hallid ja tappi. Nii ilus, et nii raske on öelda.
loobub. aga et ma saaksin aru. No palun väga noh. Et kuna ma nüüd räägin siis sellest, et millest lahti lasta ja millest loobuda, et siis ja ma ei saa 3. korda üle küsida, et kas ma mõtlen õigesti. Ma arvan, et ma mõtlen õigesti. Et siin tundub, siin mulle tundub, et siin võib olla nüüd kahtepidi, et kas küsija ise püüab ellu äratada mingit vana suhet või tuleb siis vana suhtepartner ja püüab taaselustada, taasluua mingit situatsiooni. Ja tõenäoliselt see toimub kõik kiiresti, kuidagi see toimub kiirelt ja vana värk. Ühesõnaga, vanad suhted kerkivad pinnale uuesti ja tuleb langetada otsused ja tuleb tuleb endale tõenäoliselt öelda siis iseenda jaoks selgeks mõelda, et mis selles suhtes on vana ja aegunud ja mis selles suhtes on siis uus ja huvitav. Ma ütleksin, et kuna me räägime loobumisest, ära kiirusta, lükka edasi, et see surve otsust teha, suhelda, olla seotud on väga suur, aga märksõna on siin, ära kiirusta, pane pidurit, võta hoogu maha, räägi vähem, kirjuta vähem, anna vähem infot välja. Jah, paus, retrograadne Veenus, paus praegu, paus. Nii, teine teema siis on, ma arvan, et see võib olla seotud õppimisega, millegi uue omandamisega. Siin võivad olla ka need inimesed, kes mingit magicut praktiseerivad. Et ei ole hea aeg alustada uusi õpinguid. Alates siis sellest, et oled ostnud endale uued kaardid, eks ole, ära kasuta neid praegu, pane kõrvale ja lõpetades sellega, et ei ole hea aeg jagada oma teadmisi. Sa saad üle vaadata kõik selle, mis sul on ja saad tuua iseenda juurde ja iseendasse tagasi. Et ma ütleks, et siin on nagu otsene hoiatus selle eest, et kui sa oled oma teadmistega avaliku tähelepanu all, mis siis tähendab, et see on see, millest tuleks praegu loobuda. Panna pausile. Ja, et selleks, et neid teadmisi võib-olla korrastada ja selekteerida. Ja, tee paus, ära jaga. Nii. Mis laadi teadmised tahtsin ma teada, et ühesõnaga ego, see siin on praegu egopõhine tegevus, et vahet siis ei ole, kas see on seotud maagia või õpingutega, ühel või teisel moel on see egopõhine tegevus ja tegeleda tuleb oma egoga, oma sisemise tulega ja
võtta vähemaks seda valgust, mida sa saad välja ja kontrolli seda, mis põleb sinu sees. Nii, ja kolmas teema siis on tõesti armastuse teema ja siin nüüd ma ütleks, et ära kuula klatši, kuulujutte, ära ise loo neid juurde, ära tekita kellelegi südamevalu ja siis sa võid loota, et ka sinu sees ei näri miski. Et kui su hing väga kripeldab ja ta tõenäoliselt kripeldab siin sellel perioodil, siis ära räägi sellest, ära anna välja. Ja ära klatši, ära räägi taga teisi inimesi, ära räägi, ei tohi, puhasta, mulle ei meeldinud, puhasta oma mõtteruumi, puhasta oma südant, vaata armastusega neid inimesi, kes on sinu ümber, puhasta oma südant, puhasta oma südameruumi, puhasta oma südameruumi. Ja siis puhasta veel üks kord oma südameruumi. Nii. Ja tsitriin. Nii. Tsitriini küsimused on niisugused. Mis tekivad on niisugused. Oi, ja siin tuli 2 kaarti. Ohoh. Nii, hästi, las jääb 2. Ja nii. Joon vett. Ja räägin, et tsitriiniga on siis selline teema, et siin on iseenesest on juba sees transformatsiooni ja valikute kaart. Ja et kui me nüüd räägime sellest, et millest tuleb loobuda, siis ma ütleksin, et siin on mingi valik, mis tuleb teha, mingi ärialane, mingi ettevõtlusalane valik, mis tuleb teha. Ja millestki tuleb loobuda, et ütleme siis nii, et kui inimesed seni on olnud näiteks juuksurisalongid, siis võib-olla ta edaspidi on, ma ei tea, juuksehooldustoodete maaletooja näiteks hoopis. Või kui on olnud lastehoid, siis võib-olla tuleks mõelda, et mitte hoida 10 last, aga võib-olla olla hoopis 1 lapse tugiisik mingis konkreetses koolis. Et see on mingi ametialane muudatus tuleb teha, tuleb läbi mõelda see, et mis on praeguse töö juures see just, pigem isegi jah, ettevõtluse juures, et see, mis teile tulu toob, ma ei tea, aga mis on siis selle juures, mis vajab muutmist, mis on see, mis on oma aja ära elanud, millest tuleb lahti lasta, võib-olla need võivad olla ka mingid töövõtted või mingid kollektiivi liikmed. See on siis töövaldkond puhtalt, mis tuleb vaadata üle ja tuleb teha valikud ja tuleb loobuda.
et siin ei ole küsimustki, millestki tuleb loobuda selleks, et saaks minna edasi. jah. et see lisakaart, mida ma vahepeal pakist vaatasin, ütleb siis ikkagi, et tõenäoliselt tuleb loobuda mingist teatud tüüpi suhtlusest või teatud tüüpi inimestest. Siis tuleb loobuda liigsest leebusest oma tuttavate, oma sõprade, oma perekonna suhtes, liigsest niisugusest, kuidas ma ütlen, järeleandlikkusest võib-olla. Tuleks endalt küsida, et kas et need inimesed minu elus, kellele ma olen lojaalne, kas need inimesed on seda väärt, et jah, et kas ma oma lojaalsuses ei ehita, võib-olla see on ainult illusioon, võib-olla need on õhulossid, mida ma ehitan. Ja täpselt samamoodi siis tuleks vaadata ka see äri ja rahasuhted, et kas kõik on tasakaalus, kas kõik on õigesti. Ja võib-olla loobuda liigsest lojaalsusest ja lahkusest ja tõmmata selgemalt paika piirid. Ja võib-olla siis teisest küljest, et siin nagu asjad on tasakaalust väljas, et ühest küljest loobuda liigsest lojaalsusest ja teisest küljest külmusest, et see on nagu nihkes, et inimesed, kes vääriksid soojust ja tähelepanu, on nagu kuidagi kõrvale jäänud ja inimesed, kes seda nii väga ei vääri, et nende suhtes nagu on olemas lojaalsus. Et tuleks need jõujooned üle vaadata. Kes tegelikult väärib minu usaldust ja minu usku ja minu truudust. Ja kes mitte. Ja kolmas. Et ma olen vapper ja räägin selle siis lõpuni. Et kolmas teema on niisugune, et tuleks lõpetada enda identifitseerimine siis läbi armastuse ja läbi seksuaalsuse. Et tuleks endalt küsida, kes ma olen siis, kui mul ei ole mitte kedagi, kui mul ei ole mitte ühtegi suhet, kui mul ei ole mitte mingit vahekorda. Ja tuleks võib-olla lõpetada ära selline, siin on nagu näha teravate elamuste otsimine partnerlussuhetes, eriti teravate elamuste otsimine. Et ja tuleks loobuda nagu ideest, et kogu see suhteteema on lahendus. Ei ole, praegu kogu suhteteema on probleem, mitte lahendus. Et kui toon iseenda pealt näite, et kui mina naisena vaatan siis ennast läbi oma suhete, läbi armastuse, läbi vihkamise, läbi tunnete, mõtete, läbi kõikide oma emotsioonide, läbi oma praegu kiilus ära ja ma jään selle juurde, liiga terav,
liiga palju teravaid emotsioone, see on nagu keegi kütaks kogu aeg adrekat üles, et siin on kogu aeg nagu õhus küsimus, et kas ma jõuan, kas ma suudan, kas ma saan veel rohkem, kas ma saan veel paremini, kas see võiks olla veel vahvam. Tuleks loobuda sellest ja vähem adrenaliini ja rohkem meelerahu, et vähem suhtlust, et võib-olla siin on siin ka lahendus, et siin on selline polariseerumine silmanähtav, ütleme siis miinus ja pluss hästi lihtsustatud variandis, et tuleks loobuda sellest, et on miinus ja on pluss. Peaks olema tasakaal nende kahe vahel. Ja liiga palju adrenaliini, liiga suur taha kasutada võõrsõnu, liiga äärmuslik suhtumine, üks äärmus ja teine äärmus, tegelikult kuldne kesktee on nende kahe vahel ja teravus ja teravad elamused, teravad lahendused, kiired äkilised muutused ei ole hea aeg, loobu. Hoia seda keskmist joont. Ma tegelikult ei talu seda lauset silma otsas, aga praegu ma ütlen, keskmised koju tulevad. Ja nii on. Selleks korraks nii.